Ja, Toivo, sa võid ka tulla, täitsa vabalt. No nii, tere õhtust minu poolt. Reformierakond alustab oma julgeolekutuuriga ja täna oleme Keilas. Minu nimi on Timo, teada Keila mees ja rõõm on siin Keilas olla jällegi. Nii et meil on tegelikult nii-öelda rõõm sisse juhatada tegelikult meie peaministrit Kaja Kallast, kes teeb väikse sissejuhatuse tänasele õhtule. Meil on olemas ka väikene debativoor, kus me räägime haridusspetsialisti Maarja Kadastikuga haridusteemadel. Ja siia kõike juurde tulevad ka küsimused ja kindlasti ka vastused. Nii et osalege aktiivselt, küsige. Täna on see võimalus, Kaja on eksklusiivselt just Keilas ja saab teie küsimustele vastata. Veel nii palju, et meil on ka Facebook Live, võtame ka sealt küsimusi, saame nendele vastata, nii et mõnusat õhtut, pärast saame veel kohvi juures nii-öelda vabamalt rääkida ja veel mõnusaid vestlusi pidada, nii et jõudu kõigile ja mõnusat arutelu. Palun, Kaja. Nii et kuna me oleme ka ülekandes, siis sa pead näitama, kus ma seisma pean, et üritame kahte asja korraga teha. Viimati ma olin siin Keila saalis, täpselt istusin seal, kus härra istub seal viimases reas, vaatasin teatrietendust Isamaa pääsukesed, et oli täiesti viimased piletid ja viimases reas istusin, aga sealt väga hästi ka kuulis ja nägi, nii et mul on väga hea meel, et teid on täna siia nii palju tulnud. Meil on mitu erinevat teemat loomulikult. Me üritame siin kahte asja korraga ühildada. Meil on esiteks väga hea meel, et meiega on liitunud Maarja Kadastik, noor teadlane ja kes oli ka Liina Kersna nõunik Haridus- ja Teadusministeeriumis ja kes oskab ka väga hästi kõikidel haridusteemadel kaasa mõelda, vastata, aga tegelikult ka just selles, mis puudutab rohepööret ja kõike seda. Nii et seda võiksime siis arutada hiljem, aga kuna ma ise pean lahkuma 18.45, et siis ma teeksin sissejuhatuse, vastaksin teil küsimusi ja siis Timo ja Maarjo saavad siis jätkata ka nende sisuteemadega. Eks need asjad, mis muret teevad, on ikkagi põhiliselt praegu see inflatsioon ja kõrged hinnad, mis omakorda tulenevad tegelikult sellest julgeoleku olukorrast. Ma olen ka seda varem öelnud, eks see inflatsioon on mõnes mõttes nagu sõjamaks, meie maksame seda eurodes, aga ukrainlased maksavad seda inimeludes. See ei tähenda seda, et me sellega tegelema ei pea, me teeme sellega kõik, et inimesi aidata. Käivad meil praegu riigieelarve strateegia arutelud ja tõesti meil on terve rida erinevad meetmed juba kokku lepitud. Ja võib-olla ma lihtsalt käiksin need osad meetmed ka üle. Kõigepealt juba siis lisaeelarvega me tõstsime toimetuleku toetust tervelt 33%, see on just selleks, et aidata kõige haavatavamaid ühiskonnagruppe. Siis me oleme siis otsustanud ka oktoobris tõuseb üksi elava pensionäri toetus 200 eurot, siis me järgmisest aastast tõusevad ka pensionid, 20 eurot siis erakorralist tõusu pluss siis indekseerimine, lisaks ka keskmine siis pension saab olema tulumaksuvaba ja tõuseb ka tulumaksuvaba miinimum. Jällegi see peaks aitama just siis väiksema sissetulekuga inimesi. Ja siis aasta algusest peaksid tõusma ka, meil on kokku lepitud, et tõusevad lastetoetused siis iga lapse pealt 80 eurot, lisaks siis üksikvanema toetus 80 eurot ja siis ka peretoetused 3 ja enama lapse puhul just selleks, et aidata lastega peresid. Nüüd, mis puudutab energiat, siis esiteks muidugi me peame sellest aru saama, et me oleme sõjas ja me oleme ka energiasõjas. Putin ei ole seda kuidagi ka salanud, et
ta seda energiat Euroopa vastu relvana kasutab. Kui vaadata seda, mida ütlevad Venemaa propagandistid, siis nad ütlevadki seda, et ka Putin on öelnud, et panused on selle peal, et lääs, sealhulgas meie, ei pea vastu sellele survele, mida nad energiahindadega teevad. Ja meie murdume ennem, see tähendab seda, et me lõpetame Ukraina toetamise ja siis saab Venemaa siis edasi tegutseda, et me loobume sanktsioonidest ja tegelikult võtame Venemaalt seda pinget maha. Aga me ei tohi seda teha, meie ajalugu on meile õpetanud, et me ei ole kunagi enam üksi ja me tegelikult peame oma suurtele liitlastele pidevalt seletama, miks ei tohi Venemaa nõudmistele järgi anda, isegi siis, kui meil on väga-väga raske. Miks me siis soovime seda olukorda lahendada nii, et me aitame inimesi seda rasket aega üle elada, energiatoetused, mis meil on kokku lepitud, puudutavad siis oktoobrit kuni märtsi ehk siis kütteperioodi. Me maksame siis lisaks elektri siis universaalteenusele, mis siis tuleb üldteenuse asemel ja mida saab siis börsiteenuse asemel võtta, mis on justkui reguleeritud hinnaga pakkumine, mis peaks olema odavam. Konkurentsiamet hetkel seda hinda veel selgitab. Sellele lisaks tuleb siis 50 eurot megavatt-tunni kohta toetus siis peredele siis kuus selleks, et seda hinda jällegi allapoole tuua. Gaasi puhul samamoodi on siis 80% hinnatõusust, mis läheb üle 80 euro megavatt-tunni kohta, maksab siis riik kinni kuni mahuni 2600 kilovatt-tundi ja samamoodi siis kaugkütte puhul 80% hinnast, mis ületab siis seda hinda, mis on 80 eurot megavatt-tunni kohta, riik hüvitab, et seda hinda hoida all. Ma tean, et see kõik on väga keeruline, et ei pea seda kuidagi meelde jätma lihtsalt sellel põhjusel, et see kõik arvestatakse teie arvete pealt juba maha, et ei pea selleks tegema mingeid taotlusi, vaid see läheb automaatselt siis selleks, et maha võtta sealt. Nüüd, mida me selle kõige juures peame ikkagi silmas pidama ja seda siis kõik meie, ma räägin ka riigi nimel, on see, et me peame ikkagi vaatama, kuidas me saame tarbimist allapoole tuua. Me oleme valitsuse tasandil arutanud seda, kuna valitsus siis asutused, kohaliku omavalitsuse asutused on väga suured elektritarbijad ka, et kuidas siis neid tarbimisi maha tuua. Et näiteks superministeerium, kus siis erinevad ministeeriumid on kogunenud, need suured majad, mis on siis Suur-Ameerika tänaval, et seal on ettepanek esiteks näiteks üks lift panna kinni, et töötab ainult üks lift, mis on jälle elektri kokkuhoid, siis, et inimesed on kaugtööl üks päev nädalas, ehk siis reede, laupäev, pühapäev on majal küte maha keeratud ja elekter siis elektrit ei tarbi. Need ettepanekuid on seal veel, aga miks ma sellest räägin, on see, et me kõik peame vaatama siiski, kuidas me saame tarbimist allapoole tuua. See üks tund, kui oli siis elektri hind 4000, see hind oleks võinud minna või läkski ju otse vertikaalis ülesse, kui vaadata seda kõverat, oli lihtsalt sellel põhjusel, et pakkumist turul ei olnud. Nüüd inimesed ja ettevõtted kõik sellest olid väga teadlikud ja tänu sellele sellest madalamast hinnast tegelikult jäi puudu ainult 2,4 megavatti. Aga kuna kõik olid niivõrd teadlikud, et sellel tunnil on hind nii kõrge, siis tõesti inimesed tõmbasid välja ka oma külmkappe selleks tunniks ja tulemus oli see, et kogu Eesti peale me hoidsime kokku 100 megavatt-tundi. See tähendab seda, et me suudame seda teha küll. On näiteks ettepanekud, me oleme vaadanud kõike, mida teised
teised riigid ka teevad. Et näiteks kui keerata küte maha töökohtades, kui keerata küte maha 2 tundi ennem tööpäeva lõppu, siis tegelikult see efekt juba tuleb, ta on veel, kõik on soe, inimesed on tööl, siis ta jaheneb maha ja hakkab uuesti kütma siis öösel, kui inimesed siis tulevad tööle, aga samas enam ei ole elekter nii kallis, nii et selliseid lahendusi erinevaid on, mille peale me peame kõik mõtlema, sest vastasel juhul on lihtsalt see, et kui me tarbimist allapoole ei too, hind on endiselt kallis, pakkumist otseselt juurde ei tule, siis me lihtsalt maksame riigieelarvest ehk maksumaksja taskust seda summat ehk siis neid kasumeid reaalselt kinni. Nüüd me oleme Euroopa tasandil ka rääkinud lahendustest, kuidas seda sama börsimehhanismi teha paremaks, et see sama näide, kuidas inimesed ja ettevõtted hoidsid 100 megavatti kokku, on just hea näide selleks, et kui see hind tuleb iga börsipäeval järgmiseks päevaks, pannakse siis need hinnad, nii-öelda nõudluse pakkumine pannakse lukku. Nüüd, kui see hind tuleb seal 4000 peal, siis meie ettepanek oli see, et see börs võiks lahti minna veel 15 minutiks, et kõik saavad teha pakkumisi, kui palju ma suudan kokku hoida. Ja tegelikult see hind fikseeruks madalamal tasemel. Ja need ettepanekud me oleme ka Euroopa tasandil teinud. Teine asi, mida Euroopast homme tulevad need ettepanekud, on tõenäoliselt siis hinnalagede teema, siis gaasi hinnale eelkõige, sest et ka LNG pakkujad teenivad praegu väga suuri kasumeid, ka Norra teenib väga suuri kasumeid, kuna Putin on selle hinna niimoodi üles ajanud, et kas see on sõja ajal õige, et selliselt teenitakse, et mõte on siis see, et tegelikult antud juhul seda nii-öelda ülemäärast kasumit jagada tagasi siis ikkagi tarbijatele, et me ei võta seda mitte riigieelarvest ja maksumaksja taskust, vaid võtame siis sellest ülemäärasest kasumist, mis energiaettevõtetel antud juhul on. Need kõik on sellised keerulised lahendused, aga midagi ei ole teha, me oleme praegu selles sõjas ja need on see energia hinnad, inflatsioon on teema, mis muidugi kõiki väga, väga selgelt puudutab, et me peame ka üksteist toetama, et need rasked ajad üle elada, aga me oleme raskeid aegu üle elanud ennemgi. Nüüd julgeolekust meid varitsev oht ei ole mitte ainult väljaspool Eestit ja mult sageli küsitakse, et miks me Ukrainat niimoodi toetame, siis minu jaoks on hästi selge. Esiteks on see, et kui agressioon tasub ära Ukrainas, siis see on justkui kutse seda agressiooni kasutada kuskil mujal ka. Me nägime seda tegelikult Krimmi, Donbassi puhul, kui Venemaa pääses ilma igasuguse karistuseta sellega, et ta okupeeris siis Ukraina territooriumid. Nüüd seda ei saa lihtsalt lubada, et kui see tasub ära, siis Venemaa kogub ennast paar aastat ja võtab ette suurema ampsu ja see on selgelt juba oht meie julgeolekule, et seetõttu meil tulebki oma liitlastega pidevalt tööd teha, aga täna ma rääkisin Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga jälle sellest, et kuidas me saaksime ikkagi teha kõik selleks, et see sõda võimalikult ruttu lõppeks ja Venemaa selle eest ka vastutust kannaks. Ja mis on veel oluline julgeoleku puhul, ei ole mitte ainult see väline julgeolek, et kas me oleme kaitstud. Jah, me oleme kaitstud paremini kui kunagi varem. Meil on esiteks oma kaitsevõime, inimeste kaitsetahe on tõusnud. Me näeme seda Kaitseliiduga, Naiskodukaitsjaga ühinejatest, et inimesed tõesti tahavad õppida ja mõelda, kuidas nemad saaksid riigikaitsesse panustada, ka need, kes ei ole reservväelased või ei ole ajateenistust läbinud. Ja teine pool on muidugi siis liitlaste ehk siis see kollektiivkaitse NATO-st. Juulikuus me saime väga tugevad otsused Madridi tippkohtumiselt
mis siis selgelt ja ühemõtteliselt ütlesid seda, et me liigume nii-öelda heidutushoiakult kaitsehoiakule ja et siia siis tulevad diviisi suurused üksused, nii et me oleme valmis kaitsma ennast esimesest sekundist. Ja see nüüd ei tähenda, et kõik need diviisi suurused üksused on automaatselt meie territooriumil, vaid sõjaväes on hästi oluline see käsuahel, ehk siis kes kellele siis annab käske ja see peab toimima veatult. Kui sul on erinevate liikmesriikide armeed, siis kellele nad siis alluvad ja on oluline, et see käsuahel on selliseks puhuks paigas. On oluline ka, et siia oleksid paigutatud siis ette paigutatud juba vajalikud võimed, sest inimesi liigutada on kergem kui neid võimeid siia transportida, aga see kõik on vajalik selleks, et seda kunagi vaja ei läheks, nii absurdne kui see ka ei ole, sest siis ta töötab heidutusena, kui ta on ka reaalne kaitse, et me oleme valmis seda tegema. Nüüd julgeolekust üks väga suur osa on ka sisejulgeolek ja sisejulgeolek on väga palju see, et kuidas me omavahel läbi saame ja tegelikult ka see oma inimeste toimetulek on väga selgelt ka sisejulgeoleku osa, miks me teemegi kõiki neid toetuseid, et aidata seda rasket aega üle elada. Putin tahab, et me läheksime tülli oma Euroopa liitlastega ja omavahel ja Putin tahab, et me läheksime ka omavahel siin tülli, et me oleksime ühiskonnana lõhestunud ja me ei tohiks seda pakkuda, sest sellisel juhul me oleme palju nõrgemad, kui me oleme seda koos nendele raskustele vastu seistes. Ja sisejulgeoleku üks suur osa, jällegi võib alati rääkida, et miks neid asju ei ole varem tehtud, aga sisejulgeoleku suur osa on ka tegelikult eestikeelne haridussüsteem. See on praegu tulnud välja selgemalt kui kunagi varem, vaadates seda, mis toimub ka Ukrainas, kuidas Venemaa üritab ka okupeeritud territooriumitel keelt nii-öelda kustutada, kultuuri kustutada. See on ka meie enda ajaloo kogemus, mida tehti ju samamoodi Eestis. Öeldakse, et keel kestab, kui seda räägib vähemalt 1 miljon inimest ja seetõttu see selline eesti keele kaitsmine on ülioluline. Kui varem arvati, et see probleem kaob iseenesest, et meil ei tule inimesi peale Eestis, kes eesti keelt ei räägi, siis see niimoodi ei ole olnud, sellepärast et need venekeelsed koolid on hoidnud üleval seda, et tegelikult justkui eesti keelt piisavalt ei osata. Ei ole hirmu sellest, et lapsed, kes lähevad, kelle emakeel on midagi muud kui eesti keel, et nad lähevad kooli, et kas nad saavad hakkama. Igal pool Euroopas lähevad lapsed kooli keeles, pooled lapsed lähevad kooli keeltes, mis ei ole nende emakeel, aga kõik lapsed saavad hakkama, sest lapsed on nagu käsnad, nad imavad endasse väga kergesti seda keelt ja õpivad selle kergesti ära ja kui juba laps läheb eestikeelsesse lasteaeda, ei ole tal põhjust minna venekeelsesse kooli ja sealt juba järgmisesse klassi ja nii edasi. Nii et selle eestikeelse haridusega tahaks ka edasi minna, aga julgeoleku siis hariduses on loomulikult palju rohkem teemasid, millest Timo ja Maarjo saavad ka eraldi rääkida, aga see eestikeelse hariduse teema on väga oluline. Ma lihtsalt toon siia sisse ka teile teadmiseks, selle sama tangi teema, mis meil seal Narvas oli ja hirmus kemplus oli sellega, siis kui ma seal Narvas käin, siis tõesti on see, et sa pead selgitama tegelikult meie ajalugu Narvas, sest et seal on palju inimesi, kes on tulnud pärast seda, kui Narva on maatasa pommitatud ja nende jaoks justkui seda varasemat ei eksisteeri.
ja see sõltub väga palju sellest ka, mida neile koolis õpetatakse tegelikult ajalootundides. Nii et, ja see omakorda on väga palju seotud keelega, et noh, need õpetajad, kes eesti keelt ei oska, ei räägi ka Eesti ajaloost, räägivadki, et Narva vabastati ja tõesti, kui sa kohtud Narvas inimestega, siis ütlevad, et aga siin ei olnud ju midagi ennem. Unustamata ära selle, et kõigepealt sealt Venemaa poolt pommitati Narva, eks ole, 500 mürsuga maatasa ja tõesti, kui nemad saabusid, siis vaatasid, et midagi ei ole. See on nagu Mariupolisse läheks praegu kohale ja vaataks, et kulge, et siin ei ole ju midagi ja meie saame kõik üles ehitada, et see on lihtsalt nii ajalugu, mis on. Aga ka Narva inimesed, ka Narva volikogu, kellega mul on olnud väga huvitavad kohtumised viimasel ajal, mõistavad seda vajadust ja tegelikult saavad aru ka, et ka nemad ütlevad, et Eesti on meie kodu, me ei soovi sõda siia ja nad saavad väga hästi aru, et kui Venemaa peaks otsustama Eestile nii-öelda kallale tulla, siis Ida-Virumaa inimesed, need samad, kelle kodune keel on vene keel, on esimesed, kelle kodud saavad pihta ja nad ei soovi seda. Me oleme teinud uuringuid, küsides venekeelsete eestlaste käest, et kellega te tunnete emotsionaalset sidet ja nad ütlevad, et enamus ütleb Eestiga. Eesti on minu kodu, et sõltumata sellest, mis keelt ma tegelikult kodus räägin. Nii et seda ma räägin just sellel põhjusel, et me peame ka ikkagi mõtlema sõltumata sellest, et meil on võib-olla erinev arusaam minevikust, on meil ühine tulevik kõikide inimestega, kes Eestis elavad ja sellele ühisele tulevikule me peakski keskenduma. Aga ma oma sissejuhatuse nüüd lõpetaks ja võtaks siis küsimusi ennem, kui me lähme selle debati juurde. Nii, aga näidake. Ja, palun. Ma annan siit mikrofon. Mul on küsimus, Tõnu Kalvet on minu nimi, ajakirjanik. Mul on küsimus energiajulgeoleku kohta. Mis annab teile kindlustunde, et pärast kütteperioodi algust Venemaa näiteks ei alusta Narva hüdroelektrijaamas hooldustöid ega langeta veetaset, nii et kõik meie turbiinid jäävad kuivale? Kas on olemas mingi salakokkulepe Venemaaga või on meil endil mingi lahendus olemas? Ja sellele probleemile oleme me mitu korda tähelepanu juhtinud, et Eesti Energia valmistuks selliseks stsenaariumiks. Varasemalt see stsenaarium ei olnud reaalne, aga kui see sõda algas, siis oli selge, et see on ka asi, milleks tuleb valmistuda ja Eesti Energia on selleks stsenaariumiks valmistunud. No nii, siit tuleb kohe järgmine küsimus. Ütleme, et Eesti Energial on suhteliselt rekordilised kasumid, mis iseenesest nagu otseselt ei ole maailma kõige hullem asi. Aga kuidas tagada, et see raha liiguks nüüd siis taastuv energiaprojektidesse ja kuidas tagada, et see projekt reaalselt nagu ei saaks valmis 4 aasta pärast või 5 aasta pärast või 10 aasta pärast, kuidas seda protsessi reaalselt kiirendada niimoodi, et ei oleks, ma ei tea, aasta pärast jälle juttu, et kuidas oleks pidanud tegema ja millal nagu hakatakse tegema, sest aega on olnud teha küll. Jaa, ma olen absoluutselt nõus, et aega on olnud teha küll ja jälle minemata sinna, et miks ei ole tehtud, siis esiteks nendest kasumitest. Eesti Energiaga mõnes mõttes on lihtsam, kuna see Eesti Energia kuulub riigile. See tähendab seda, et me lihtsalt võtame vähem dividendi, kuna siis selle kasumi arvelt lähme tegema seda universaalteenust, et tuua tegelikult hinda siis tarbijatele allapoole. Aga loomulikult peab Eesti Energia ka investeerima taastuvenergia võimsustesse. Lisaks muidugi me peame mõtlema ka reguleeritavate võimsuste peale. Me otsustasime valitsuses, kui ma õigesti mäletan, jaanuaris, et me toome, kui kogu see energiakriis algas või oli see juba detsembris, see polegi oluline, et
et siis, kui see algas, et mida me kõike saame teha nagu lahendustena, siis kiiresti või kiiremini ja üks oli näiteks see, et tuumajaama siis uuringud, et kas see tasub Eestis ära, toome siis lähemale. See vahearuanne peaks nüüd valmima septembris ja sealt edasi siis tegelikult järgmise või peaks vaatama, et mis see aruanne ütleb, kas meil on mõtet sellega edasi minna või ei ole ja kui on, siis millised sammud me peame selleks tegema, sest meil on seadusesse kirjutatud, et tuumaenergia kasutuselevõttu peab otsustama Riigikogu, et siis peab ka selle avaliku debati tegelikult avama ja minu arvates see teema võiks olla ka Riigikogu valimiste teema, et kui mulle käivad rääkimas tuumaenergia siis ettevõtte inimesed, kes soovivad seda jaama rajada ja ütlevad, et nad oleksid valmis ehitama selle 3 aastaga. Ma olen suht skeptiline, arvestades seda, et Olkiluoto tuumajaama ehitus läks 13 aastat kauem, ehk siis mitte 13 aastat ei läinud ehitus, vaid 13 aastat üle tähtaja läks see ehitus. Aga olgu, nemad ütlevad vastu, see oli 1600 megavatti, see on väga suur, me räägime väiksemast jaamast, aga väiksema jaama puhul on jällegi kohe küsimus, kas tegemist on prototüübiga. Kui tegemist on prototüübi või pilootprojektiga, siis see tähendab seda, et seal on palju rikkeid ja tõrkeid ja nii edasi. Aga mis on võib-olla oluline on see, et me arutame nendel teemadel edasi, et kus seda energiat saada. Nüüd, mis on need lühiajalisemad lahendused? Meil on tegelikult takistuseks olnud võrguühendused, et selles mõttes meil on, minu üllatuseks ka oli 8600 megavatti on ootel liitumisi, mis tahavad võrku pääseda, nagu taastuvenergia tootmised, on mõelnud näiteks suured tehased, on mõelnud, ja meie kogu tiputarbimine on 1600 megavatti, eks ole, et lihtsalt seda võrdlust tuua, et kes tahavad oma tehase juurde panna püsti ma ei tea, päikseenergia, et nad ei vaja seda energiat ja mõtlevad oma lahenduste peale ja need on kõik ootel, sellepärast, et võrguettevõtjad ei suuda neid lahendada. Elektrilevi ja siis Elering, peamiselt Elektrilevi, et ei suuda ühendada, et mis on need asjad, kuidas me saaksime sellega edasi minna, sealt võtta välja need fantoomühendused või fantoompargid siis, kes hoiavad seda kinni, see on jube detailne muidugi tehniliselt, aga mida ma tahan öelda, et me selle kõigega nagu tegeleme ja üks suur valdkond on meretuulepargid, just sellepärast, et seal tuul alati puhub, seal on 2 poolt, mida me Euroopas ajame, et oleks ühtne meretuuleparkide võrgust, see elektrivõrk põhimõtteliselt, et kuna ka see meretuulepark toodab nii palju, et meie ei tarbi seda kõik ära, et siis see saaks liikuda näiteks Saksamaal, et oleks Läänemere kõik riigid ühendatud. Ja teine pool on siis see, et me oleme teinud riigi tasandil siis need eriplaneeringud, et kuhu üldse võib meretuuleparke rajada, et need liiguksid kiiresti, sest seal on tohutu potentsiaal ka talvel, mis on meie jaoks, eks ole, oluline. Nii et me lükkame neid erinevaid lahendusi väga jõuliselt tagant, et need sünniksid ja muidugi käime peale ka Eesti Energiale, et nad seda teeksid ja praegu see tundub olevat ka mõistlik. Miks ma olen olnud ka et kogu selle toetuste ja hinnalagede teema juures me peame seda ka silmas pidama, et meil tekiks investeeringuid taastuvenergiasse, et me ei tohi nagu teistpidi pannes, eks ole, piirid igale poole peale, võtta ära ka investeerimiskindlust. Et näete, et ma lähen nüüd investeerima ja ma ei mõtle Eesti Energiat, ma mõtlen just kõiki teisi eraettevõtjaid, kes otsustavad, okei, praegu tasub mul investeerida sinna, sest et see on turg, kus vajatakse, eks ole, elektrit ja nüüd sa teed selle investeeringu ja see tasub sul ära, siis tuleb riik ja ütleb, et kuule, et liiga hästi tasub ära, et me võtame sult selle ära. See tähendab, et see on signaal kõikidele teistele, et ära mine sinna investeerima, sest nad muudavad reegleid poolel teel, et me peaksime selliseid asju vältima. Aga jah, seda muret ma jagan ja hoiame kogu aeg silma peal. No nii, siin on kohe järgmine küsimus. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Ago Kokser. Täna esindan siin Eestimaa pensionäride ühenduste liitu.
Liit on niisugune organisatsioon, kes hõlmab või koordineerib tegevusi, mis hõlmab kuskil 28 000 pensionäri üle Eesti. Aga sellel aastal on Sotsiaalministeerium otsustanud, et enam pensionäride ühenduste liidule tegevustoetusi enam ei anta, nii et järgmine aasta võib-olla oleme sunnitud oma tegevuse lõpetama. Et kuidas siis teie seisukoht selles on, kas pensionärid peaksid koos midagi ette võtma, omavahel suhtlema ja lävima? See on üks küsimus. Ja teine on natukene teisest valdkonnast, et kuidas suhtub Reformierakond niinimetatud praegu läbi põlenud ühistranspordi tasuta süsteemi, et kaua see mitte jätkusuutlik süsteem veel hoiate nagu elus. Aitäh! Jaa, aitäh! Kõigepealt vastus esimesele küsimusele, et mulle alati meeldib see tuua seda välja seda Hiina vanasõna, mis ütleb, et õnn on see, kui sul on midagi teha, kedagi armastada ja midagi oodata. Miks ma seda välja toon, on just sellel põhjusel, et seni kuni on midagi teha, sa tunned ennast vajalikuna, siis sa oled ka õnnelik. Ehk siis vastus, ma ütlen, et jaa, kindlasti peaksid pensionärid käima koos ja kõike võimalikke tegevusi tegema. Meil on praegu käsil riigieelarve arutelud ja riigieelarve strateegia arutelud, kus ministrid tulevad erinevate taotlustega, mis siis vajavad lahendamist. Mida ma pean pensionäridele ütlema, on see, et tõesti järgmisest aastast oluliselt ka pensionid tõusevad ja tõuseb siis keskmine pension saab olema tulumaksuvaba ja juba oktoobris tõuseb ka üksi elava pensionäri toetus, et me teeme tegelikult pensionäride jaoks üsna palju lisaks ka energiatoetused. Aga kui te küsite, et kas te peaksite koos käima, siis kindlasti ärge lõpetage koos käimist. Ma arvan, et vähemalt mina olen käinud väga paljudel erinevatel koosviibimistel, siis kus on väga toimekad pensionärid koos ja väga informeeritud, väga head küsimused on alati ja lisaks ka kõik see aktiivsus, mis hoiab vaimu ärksana, nii et kindlasti. Nüüd teine küsimus, mis puudutab seda tasuta ühistransporti, siis see ei ole mingi saladus, et meie seda ei ole toetanud sel põhjusel, et ühistranspordi puhul on vaja, et inimesed saaksid punktist A punkti B siis, kui neil on vaja. Ja see piletihind loomulikult pensionäridele, puudega inimestele, kooliõpilastele peavad need asjad olema tasuta, aga ülejäänud, näiteks mina võin vabalt maksta seda trammipiletit, mul ei ole sellega mingit probleemi ja peaks siis jällegi, kui ma just tulen just sealt riigieelarve aruteludelt, et on vaja jälle täiendavat dotatsiooni, siis meil lähevad eraettevõtjad, kes ei suuda, konkureerida sellega, lähevad pankrotti ja mis tähendab seda, et inimestele läheb olukord halvemaks. Neid busse, mis viivad inimesi punktist A punkti B on lihtsalt vähem. Aga paraku eelmises koalitsioonis, kuna oli see Keskerakonna idee, siis see absoluutselt ei lennanud, et see ära kaotada ja nüüd praeguses koalitsioonis ka ei ole meil seal kokkulepet, kuigi need arutelud käivad, võib-olla kõikide nende soovide katteks siiski tuleb see uuesti lauale, aga jah, et minu arvates on inimestel vaja, et oleks toimiv ühistransport, mitte ei too keegi välja, et see hind oleks liiga kõrge. Märt Jamnes. Mul on selline küsimus numbri täpsustuse kohta, et EKRE on siin välja hõiganud, et 60% Ukraina sõjapõgenikest on 18–60-aastased mehed. Et kuidas see saab tõele üldse vastata? Aitäh. Aga see ei vastagi tõele, võib-olla see ongi õige vastus, et see ei vasta tõele. 2/3 on naised ja lapsed,
Mul praegu neid numbreid konkreetselt ees ei ole, kui ma nüüd õigesti mäletan, äkki 41% olid naised ja lapsi oli vist ka kuskil 40, et mehi oli viimati oli 16% ja need ei ole mitte siis, need on mehed kõikides vanustes, lapsed siis välja arvata, et 18 ja sealt üle. Et jah, see ei vasta tõele, et need on pealiselt naised ja lapsed, meil on siis lastest ka on siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, on 40% on siis 60% on kooliealised, 40% on siis alla kooliealised, umbes sellises proportsioonis on see. Ja mis meil veel on ukrainlastega, meil läheb iga nädal läheb tagasi Ukrainasse, loobub sellest ajutisest kaitsest umbes 100 inimest. Et need on need, kes meile annavad teada, et me läheme tagasi, aga tegelikult on terve rida inimesi, kes meile ka teada ei anna. Me näeme neid numbreid, mis on Poola-Ukraina piiril, et me näeme, et need, kes lähevad tagasi, ületavad neid numbreid, kes tulevad Ukrainast ära. Aga selge on see, et tuleb külm talv ja palju, mida venelased või Venemaa praegu ju teeb, mis on muideks sõjakuritegu ka, on see, et nad pommitavad infrastruktuuri, pommitavad elektrivõrku, pommitavad siis kaugkütet ja veevõrku selleks, et inimeste elamistingimused muuta kõlbmatuks ka nendes kohtades, kus nad tegelikult taganevad. Selline põletatud maa taktika ja see tähendab seda, et me oleme juba rääkinud sellest, et kuidas peaks aitama neid inimesi, kes siis seal Ukrainas oma kodudes ei saa elada, et saaksid Ukrainas siis ümber asustada siis Ukraina teistesse kohtadesse, et meie lihtsalt ei saa siin rohkem inimesi, ei jaksa lihtsalt rohkem aidata, et saame siis teha seda tuge, et nad saaksid elada oma kodudes. Jätkan taastuvenergia teemadel. Et taastuvenergia oleks ütleme, väga otstarbekas, on vaja salvestusvõimekust. Eestis täna on suhteliselt nõrkse, et mitte öelda olematu. Välja on käidud juba ammu Paldiski nii-öelda akupank lihtsustades. Ma saan aru, et see väga palju edasi pole liikunud ja meediast on läbi käinud ka nii-öelda see mõiste, et tegelikult seal on riigil võimalik ka kasumit teenida sellega. Et kui te eelnevas vastuses mulle vihjasite, et projekt peab olema ettevõtjale kasulik ja tegelikult ka mitte riik ei pea seda elus hoidma, siis tegelikult ju ma olen aru saanud, et nende poolt välja pakutud lahendus peaks vastama mõlematele tingimustele. Et kuidas selle projektiga läheb? Jaa, see on selles mõttes hea küsimus, et ma olen nüüd olnud poliitikas täpselt novembris saab 11 aastat. Miks ma seda ütlen, on see, et ennem seda ma olin advokaat ja mina olin see, kes kõik need dokumendid välja töötas sellele samale Paldiski hüdropumpjaamale, nii et ma olen selle projektiga väga-väga hästi kursis, aga see ei ole ikka valmis, et arvestades seda, et see aeg oli väga-väga ammu. See hüdropumpjaam, ta on ikkagi üsna lühiajaline ja ma soovitan seda küsida ka tegelikult neid salvestusvõimekusi ka tegelikult Mariolt, kes ka taastuvenergiast ja sellest palju teab. Suur asi, millest räägitakse ja kus ka Eestil on väga head teadlased, on vesinik ja vesiniku tehnoloogia siis salvestina, aga sellest oskab Mario palju paremini rääkida kui mina, et see on ka just selliste suurte meretuuleparkide, nii öelda, kuidas seda energiat, ära kasutada, et hiljem siis tõesti salvestus on suur probleem ja häid lahendusi ei ole veel nii palju välja töötatud, aga ma ütleks nii, et kui vaadata ajalugu, siis kõik suured
arengud energeetikas on toimunud energiakriisides. Kui te mõtlete kas või tuulegeneraatorid sellisel kujul, nagu me neid praegu teame, et nad suudavad nii palju toota ühe siis turbiiniga või siis tuumaenergia. Need kõik on saanud tõuke siis, kui oli energiakriis ja mõeldi uutele lahendustele. Nii et miks ma seda ütlen, on just sellel põhjusel, et ma tahaks hästi loota, et see energiakriis annab tugeva tõuke tegelikult vesiniku arendamisele niimoodi, et me saame teda tõesti kasutusele võtta. Meil on Eestis 3 sellist suurt projekti, mida on Euroopa tasandil hinnatud üle-euroopaliselt olulisteks projektideks, kuna nad on hästi uuenduslikud vesiniku projektid just, aga mis tähendab, et nad vajavad alguses ikkagi ka riigi tuge, kuna nad ei suuda veel kapitali tõsta, sest nad on nii uuenduslikud, aga teistpidi seal on tohutu potentsiaal. Nii et soovitan Mariolt ka küsida selle kohta. Ma lähen ühe teise teema juurde, et Emmanuel Macron helistas. Boris Johnsoniga olid meil vist väga head ja südamlikud suhted, aga nüüd on Inglismaal nii uus peaminister kui ka uus kuningas, et ja Inglismaa vist pärast Eestit on per capita Ukraina kõige suurem toetaja, et ega seal ei ole mingit muutust oodata või on sul olnud mingid lähemad kontakti? Jaa, ma ei tea, nii pikalt on rääkinud juba, et kas ma tohin seda niimoodi öelda, aga ametlik vastus on muidugi see, et ükskõik, kes on Inglismaa juht, nemad on meie liitlased ja meie töötame nendega, keda Inglismaa rahvas valib. Aga mina ütleme omavahel öeldes ja kõikide vaatajate vahel muidugi, et hoidsin Liz Trussile pöialt just sellepärast, et temaga mul on olnud kokkupuude, väga hea kokkupuude, väga hea klapp ja isegi kui tema oli välisminister, siis jah, okei, seda ma saaks rääkida, kui meil kaameraid ei oleks, aga ühesõnaga, et meil on väga hea klapp ja mina hoidsin talle pöialt just sellepärast, et ma tean teda ja meil on see suhe juba nii-öelda olemas. Aga ja kindlalt hoiab täpselt sama liini, olgu see siis Ukraina toetamises või ka selles, mis puudutab meie kaitset, arvestades, et Suurbritannia on meie siis raamriik. Mis puudutab kuningannat ja uut kuningat, siis mul ei ole olnud au kummagagi kohtuda, aga jah, otsuseid teevad ikkagi valitsused peaministrite juhtimisel, nii et jah, Liz Trussiga on lootus, et meil läheb väga hästi see koostöö. No nii, saalis praegu küsimus ei ole, nii et mul on üks küsimus Facebookist. Küsib Madis Oru. Ja küsimus on selline, mis kasu on haridusest kui kaitsest, kui näiteks sotsiaalmeedia platvormidel võivad kodanikud ja ka poliitikud levitada väärinformatsiooni või moonutada tõde, mida paljud inimesed ka usuvad? Jaa, aga siis on just haridusest palju kasu, sest haridus õpetab sind ära tundma, mida uskuda ja mida mitte, milliseid allikaid, siis kuidas seda kriitilist mõtlemist arendada ja kahtluse alla seada või meil on, ma isegi ei tea, milline ministeerium selle välja töötas, aga on selline 8 punktist plaan, kuidas ära tunda valeuudiseid ka ja neid mitte levitada, et see on kõik ikkagi tuleb ka haridusega kaasa ja seda, just sellest haridusest ja kaitsest ja kõigest on kasu, aga seda kõike öeldes ma pean ka ütlema seda, et meil on lisaks sellele nii-öelda konventsionaalsele sõjale, mis me näeme Ukrainas, on meil käimas ka infosõda ja seda me peame kogu aeg arvesse võtma. Infosõda Venemaaga, kes soovib siis tõesti ka meie ühiskondi lõhestada erinevatel teemadel ja kasutab ära kõik võimalikke siis selliseid. Üks tsitaat, mida ma väga tihti olen sellel puhul kasutanud, on Winston Churchilli tsitaat pärast teist maailmasõda, kus ta ütles,
Vale on poolel teel ümber maailma, enne kui tõde püksid jalga saab. Ja kui te panete selle nüüd nagu tänapäeva infoühiskonna konteksti, siis kus kõik levib nii kiiresti ja seda tagasi kutsuda on väga-väga keeruline, siis see on see maailm, milles me elame ja millega me peame lihtsalt toime tulema, aga haridus on seal väga selgelt üks lahendus. Austatud peaminister Martin Orsa, MTÜ Eesti kiirabikopter. Mul on 2 küsimust, need on küll natukene laiemad kui tänapäevased igapäevased mured, aga lendurina peaks olema 2 sammu ees ja vaatame ette, kui midagi lendab ventilaatorisse, siis me oskame õieti reageerida. Küsimus on laiapõhjalisest riigikaitsest, et me oleme jõudnud merevägede ühendamiseni. Kuidas on lood lennuvägede ühendamisega, teema on aastakümneid vindunud ja sisuliselt tänasel päeval on meil näiteks koptervõime kadunud, samas Läti ja Leedu ostavad endale Black Hawkid. Ja teine küsimus on igapäeva meditsiini julgeoleku tagamises, et kiirabi või meditsiinikopterite projektile tõmmati pidurit, see läks kallimaks, kui oli planeeritud, aga põhjus on selleks, et see oli siis mitme otstarbeline päästekopteri või meditsiinikopteri kattevarjuna, et tegelikult õiget meditsiinikopterit saaks teha soodsamalt ja oleks raha ülegi jäänud, et kas see on pandud ka pausile või selle arendamine jätkub õiges võtmes? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt lennuvägede ühendamisest ma ausalt öeldes see ei ole absoluutselt laual käinud, et ma isegi ütlen, et kui te küsite, et kas see on praegu plaanis, siis ei ole, sellepärast, et me ei ole seda küll sellisel kujul arutanud. Mis nüüd puudutab neid koptereid, siis tõesti nende kopterite konkreetselt viga oli see, et ka nende ülalpidamiskulud ja kõik oleksid läinud niivõrd palju kallimaks, et Politsei- ja Piirivalveamet ütles, et neil ei ole neid koptereid sellisel kujul vaja. Aga koptereid meil on vaja küll, et kui võtta siis kas või saartelt inimeste kiire aitamine ja see mõte ei ole kuhugi kadunud, need kopterid, mis on ka praegu, ilmselt te teate paremini, siiski töötavad, aga ilmselt mitte nii heas mõttes, kui teie seda ette kujutaksite. Nii et arenguruumi kindlasti on ja võimalusi tuleb leida. Aga eks see riigieelarve on meil selline piiratud hulk raha ikkagi kokkuvõttes. Eks me saame muidugi laenu võtta investeeringuteks, aga millises mahus me seda teeme, mida me teeme. Et riigieelarve aruteludes ka praegu me oleme tegelikult arutanud koos inimeste palkasid, kõik päästjad, politseinikud, õpetajad, kõik nii-öelda prioriteetsed valdkonnad ja kõik võimalike projektide kallinemised, kuna kõik ka investeeringud on läinud lihtsalt niivõrd palju kallimaks. Miks me oleme neid koos arutanud, on see, et tegelikult need on nagu omavahel ühendatud, et kui me investeerime väga palju nii-öelda betooni või seadmetesse, siis meil jääb vähem raha investeerida inimestesse ja eks see tasakaal peab seal nagu olema, et kui oligi tegelikult nende kopterite puhul oli see, et kui siis valdkonna juhtidele anda see valik, et kas nad peavad seda kopteri ülalpidamiskulu pidama iga aasta nii suurelt või nad saavad selle arvelt tõsta inimeste palku, siis nende valik oli palgad. No nii, siit on veel viimane küsimus ja lühikene vastus ka kohe. Ja tere, Raido Nottuna olen. Küsimus seesama energia koha pealt, et kriisiplaan, et nüüd talvel on meil -25 külma ja ikkagi juhtub see, et meil polegi voolu. Kas kohalikud omavalitsused on ära kaardistanud kogu riik, mis siis saab, kas on generaatoritega võimalik kuskil midagi aidata või kas sellega tegeletakse? Ja meil on kriisiplaan ja kriisiplaan on ka, see on nii gaasi kui elektri puhul, et esiteks kuidas siis koormata alla, et
et kui meil on sellised olukorrad, et meie tarbimine on suurem kui tootmine ja kui ühendused ei tööta ja nii edasi. Ja seal on erinevad kategooriad, et kes nii-öelda esimesena välja lülitatakse. Seal on kõige viimased on kodutarbijad, et kõik läheb ennem nii-öelda. Aga jah, on generaatorid, on siis erinevate, näiteks gaasi puhul on siis kaugküttejaamad, kes on otsustanud üle minna teisele energialiigile selleks, et vähendada gaasi tarbimist ja paljud ettevõtted ka. Nii et see kriisiplaan on ka, et kuidas seda kõike katta, millega me peame ka arvestama, on see, et me oleme pikalt töötanud elektrivõrgu desünkroniseerimisega Venemaa elektrivõrgust. Me oleme praegu Venemaa elektrivõrguga ühendatud sagedusala mõttes. Nüüd me oleme teinud investeeringuid selle jaoks, et minna üle Kesk-Euroopa sagedusalale, aga see projekt peaks valmis saama 2025. Hea uudis on see, et kriisiplaan on meil selles suhtes olemas, et kui Venemaa peaks otsustama meid sellest võrgust välja lülitada, mille jaoks nemad on ka teinud ettevalmistusi, siis see tähendab seda, et me saame hakkama tegelikult enda lülitamisega siis Kesk-Euroopa sagedusalasse. See võib siiski tähendada katkestusi, see võib tähendada rohkem käsitööd, aga põhimõtteliselt me saame nagu hakkama sellega, et see ja no ei tohiks jääda, see on see, mille nimel me töötame, et see kriisiplaan on just selle jaoks, et hoida ikkagi inimeste kodud soojas. Aga mida ma ütlen, et kõik need, kes saavad mõelda selle peale, kuidas elektrit kokku hoida, võiksid seda ka juba varakult hakata tegema. Et kui me kõik suudame hoida natuke kokku, siis nagu ma ütlesin, selle 4000 tunniga 100 megavatti hoiti kokku ja see on oluline ka hindade mõttes, aga ka tarbimise mõttes, kui meil läheb keeruliseks. Nii et jah, aga kriisiplaanid ja igasugused varugeneraatorid ja sellised asju meil on varutud, meil on gaasi varutud, meil on vedelkütuseid varutud, igasuguseid asju on varutud, aga ikkagi lõpuks on nii, et kui see kriis on käes, siis tulevad lõpuni, sul võib olla plaan, aga seda, et selles plaanis, selle elluviimisel on tõrked, sellega peab ka olema muidugi valmis tegelikult mentaalselt, et saab olema raske. No nii, aitäh. Sellise optimistliku noodiga muidugi, aga ma tahan öelda lõpetuseks lihtsalt seda, et tegelikult me oleme tulnud raskematest aegadest läbi ja küll me tuleme nendest aegadest ka läbi, et mina küll usun sellesse ja teeme omalt poolt kõvasti tööd, et see niimoodi oleks, mis on teistmoodi kui kas või 90-ndatel, kui oli ka väga raske, on see, et me ei ole üksi. Ja see on oluline, et me ei võitle siin üksi, vaid meil on liitlased ja see on oluline. Nii, aga mina pean ise ära jooksma, aga siin Maarjo ja Timo saavad jätkata kõik vesiniku teemad ja taastuvenergia tuleb sealt veel sisulisemad vastused. Igal juhul aitäh teile! No nii, aitäh, hea peaminister! Ja palun, Maarjo, võtame siia istet. Saame siin rahulikult juttu vesta veel edasi. Nii. Maarjo, alustame sellisest asjast, et kas sa teadsid üldse, et tegelikult sa oled linnas, kus on tegelikult vabariigi suurim kool ja peatselt on ta vabariigi suurim eestikeelne kool. See on lihtsalt nii-öelda niisugune markeerimiseks, aga äkki sa teed alguseks endale niisuguse tutvustuse, et võib-olla kõik sind ei tea. Mina natukene sind tean, et vesinik on sinu ka kindlasti üks teema, mida saab siin täna nagu natukene nagu avada.
aga räägi natuke kõigepealt endast ja siis saame nagu hariduse juurde minna. No mina olen, kuidas seda võtta, kas võtta nagu Ago Sivka, et alustada algusest. Mina olen kunagi alguses olnud üldse päriselt sündinud Tallinnas, aga siis vahepeal see nooruspõlve veetnud Pärnumaal, väikekoolis, väikeklassides, siis tulnud põhikooli lõpus Tallinnasse, reaalkooli, sest ma ise otsustasin, et korralik haridus on tegelikult kõige alus. Sealt jätkanudki avastanud, et füüsika on tegelikult täitsa põnev asi. Edasi läinud õppima just füüsikat, kuigi samal ajal tegelenud IT-ga, infotehnoloogia kõikide asjadega, aga tegin oma doktorantuurid asjad kõik füüsikas ja sealt kaudu on just see huvi sellise reaalmaailma, kuidas tegelikult probleeme lahendada ja kuidas nagu analüüsida probleemide lahendamist tekkinud. Ja viimased 10 pluss aastat tegelenud enda mõnes mõttes hobikorras osaliselt meil ka instituudi, milles ma teadusdirektor olen valdkondade mõttes just sellise rohetemaatikaga sõitnud elektriautodega juba siin pea 10 aastat, ehk siis varajana adopteerija olnud, tänaseks on see juba suhteliselt lihtne elu. Vesinikutehnoloogiad on temaatika olnud, tuumaenergeetika on nii huviobjekt kui ka tegelikult ka meie uurimislaboris on see vastav töörühm, kes sellega tegeleb. Et kõik sellised, kuidas üldse see energiasektor ära muuta ja selle kõrvalt siis kogu selles kõrgharidussüsteemis tegelikult olnud nüüd 2004. aastast saadik, nii et peaaegu 20 aastat, olles ise siis õppinud kuni doktorantuurini, töötades teadlasena, töötades teadusasutuse administraatorina, olles olnud ministeeriumis 1,5 aastat, vaadates ka siis Karule kõhtu, kuidas see riigi poole pealt käib, koos Liinaga ja tegelenud ka päris palju just selle üldhariduse poolega. Olen 3-4 aastat ka asendusõpetaja programmis olnud ja ka praegult näiteks õpetan esmaspäeva, teisipäeva, kolmapäeva hommikuti paar tundi füüsikat, sellepärast, et meil on kriis, pole füüsikaõpetajaid. Et sedasi päris mitmetes erinevates valdkondades, mul klassikaline ütelus on see, et ma olen nagu hunt kriimsim, kellel on 7 erinevat mütsi, et ma pean alati täpsustama, millise parasjagu mütsiga ma olen, et täna sai siis 1 müts veel juurde pandud. Aitäh, et sa nimetasid instituuti, see oli siis, ma ütlen ka siia meie vaatajatele ka, et keemilise bioloogilise füüsika instituudis oled sa vanem teadur ja minu teada sa vist sõidad esimese Eesti Teslaga siiamaani ringi. Ei, siiamaani enam ei sõida. Ma olin selle esimese Eesti Tesla omanik, aga selle ma mingi arv aastaid tagasi müüsin Tšehhi ära ja nüüd sõidan natukene uuemaga. Selge, aga lähme siit eestikeelse hariduse juurde ja täna ei ole vist ühtegi päeva, kus sedast ajakirjanduses ei räägita. Tänane koalitsioonileping just puudutab seda punkti, et kuidas sina näed teadlasena, kas me täna nüüd oleme õigel teel ja kas see tempo, mis koalitsioonilepingusse kirjutati, et on see õige ja kas me sinna ka jõuame? No selles mõttes, et see, et tuleb üle minna eestikeelsele haridusele, see on, ma arvan, tänases julgeolekuolukorras ilmselge. Et kui me kui inimesed 70 aastaga, 30 aastaga on meil endiselt veel kogukond, kes ei ole täies mahus eesti keelt adopteerinud, siis tegelikult, kus see praktikas saab alguse tulla, on tegelikult lastest. Inimesele, kes ei ole 30 aastat eesti keelt ära õppinud, tõenäoliselt ta selle järgmise 2 aastaga teeb, on üpris väike. See on võimalik, loomulikult, inimesed seda uskuda, aga ta on väike. Samas lapsed ja tegelikult noored pered on huvitatud sellest, et nende lapsed õpiksid ära eesti keele, et neil oleks rohkem võimalusi. Ja väga tihti on see probleem olnud pigem selles, et seda pakkumist nagu on olnud võib-olla vähem või seda ei ole nii tugevalt survestatud, et see on oluline teema. Ajaskaalade mõttes, ma arvan, et seal on väga suur erinevus sellest, kas me räägime alusharidusest, siis nagu eelkooli poolsest osast või nagu põhiharidusest. Eelkooli poolses osas ma arvan, et on võimalik päris ruttu liikuda. Ja tegelikult lapsed õpivadki ju keele ära pigem nagu lasteaiafaasis kui koolifaasis. Ja kui nad seda lasteaiafaasis ei õpi, siis tegelikult see keeletundlikkusperiood on pigem ikkagi seal nooremas faasis, mitte 7+.
et kui me alustame eelkooliealsest osast, just lasteaiad ja kõik selline osa, siis ma arvan, et sellel on päris suur mõju. Nüüd koolide täiesmahus eestikeelseks, seal on meil tegelikult üks suur probleem ja see on õpetajate puudus. Just mis seda nagu võimendab. Et seetõttu ma nagu ei ole kindel, kas see on asi, mida nagu paari aastaga ära teha võimalik. Et pigem ma ütleks, et 2030 oleks siuke realistlik, et põhiharidus on kõik eesti keeles. Kui me nüüd võtame realistlikult seda, palju meil on õpetaja koolituses peale tulevaid õpetajaid, no meil on üleüldine õpetajate kriis kõik võimalikes valdkondades, eriti loodusteaduste poole peal, aga mingiks paari aastaga me seda nagu kiirelt ära ei likvideeri. Et meil on võimalik loomulikult riigi poolt teha lisatellimusi, erileppeid ülikoolidega, aga need inimesed peavad tulema ka õppima seda, lõpetama ja siis minema koolidesse. Ma tean lihtsalt kogemusest, et siin saalis on tegelikult ka Keila linna volikogu inimesi, kes suudaksid peegeldada seda mõtet, mis tegelikult Keilas on juba tehtud, ehk et need sellised üleminekud on otsustatud ja selle suunas me siin Keilas selles võtmes nagu liigume, aga kindlasti saab keegi siit nagu küsida ja jätkuvalt on see, et meil on Facebook Live ja me saame sinna ka küsimusi esitada, nii et kui te meid näete, siis olge aktiivsed ja esitage küsimusi ja kui on ka saalis, siis alati võib käega märku anda ja saame kohe ka mikrofoni tuua. Et näen, et saalis on kohe ka küsimus, aga ma lähen natukene võib-olla nagu suuremaks, et siis saab ka kohe siia küsimuse juurde minna, et ütle niimoodi lihtsas keeles, et sellised 3-5 väljakutset üldse Eesti haridussüsteemis? No tegelikult, kui võtta seda tõesti nagu saaks minna suuremaks, võtame siis päris suure pildi, et meil tegelikult see julgeoleku ja energiakriis on osaliselt ka see, et meil on ka haridussüsteemis paar sükast fundamentaalset probleemi. See, et meil on üleüldine õpetajate puudus, on suur probleem, sellega on vaja tegeleda, aga seal on ka alamtahke. Et üks, mis on kindlasti, on igasugused loodusteaduse ja tehnika valdkonnad. Nendes on see kriis on nii akuutne, et ma mingit arvutasin, et keskmine füüsikaõpetaja peaks elama 300 aastaseks, et meil naturaalne pealekasv õpetajate programmist tuleks sinna naturaalselt peale. Mitte ükski inimene ei ela nii kaua, see tähendab, meil on tõsine kriis selles juba olemas. Ja tegelikult need on need õpetajad, kes suunavad noori nendesse valdkondadesse, kus me tegelikult tahame seda kompetentsi, et neid rohepöörati asju läbi viia. Ja just niimoodi, et saaks meile, Eesti riigile, Eesti elanikele kasulik. Mitte, et me lihtsalt impordime ja ostame kogu tehnika välismaalt sisse, vaid seal peaks olema ka Eesti kompetentsi. See omakorda kandub üle nüüd koheselt kõrgharidusse. Sest kõrghariduse teadus on need, mis saavad olla innovaatilise tehnoloogia alused. Ja see tähendab seda, et meil on tegelikult vaja kõrghariduses, et see oleks konkurentsivõimeline, sest võtame LTT valdkonnad, õppejõu palk on keskmiselt pool või vähem, mis samas erasektoris saaks. Ehk tegelikult sinna on väga raske, inimesed teevad seda praktiliselt ainult missioonitundest ja see tekitab selles nagu raskusi. Ehk siis tegelikult need põhilised suured probleemid on minu meelest see, et meil oleks vaja korralikult haridusse just nimelt investeerida selles mõttes, et üldine haridustase nagu jätkusuutlikkuseks läheks. Aga teiseks ka see, et seal oleks võimalik teha seda diferentseeritult piisavalt, et need valdkonnad, mis meil tegelikult on akuutsed, neid on mitmeid, mitte ainult LTT, neid on mitmed, et nendes oleks võimalik seda intensiivsemalt teha, intensiivsemalt finantseerida, ehk siis diferentseeritust on vaja juurde, kõrghariduses jätkusuutlikkust, need on kõik asjad, mis on olulised. Laenan sulle vahepeal mikrit. Jaa, ma tegelikult tahtsin anda mikri siia küsijale, et ma annan siit edasi, et saali küsimus. Aitäh. Mul on küsimus õpetajate nappuse kohta. Kui palju on Eestis üldse õpetajaid, kes on parimas õpetamisheias, aga töötavad teisel erialal? Ja sellega liituv küsimus, et mis on nende ootused, mida tuleks teha, et nad tuleks tagasi? Mainisite raha, aga raha ei ole kaugelt ka ainus, sest on ju ka tohutu pinge ja liigsed ootused, mis on pandud. Nii et 2 küsimust, kui palju neid on ja mida tuleks teha? Aitäh juba ette.
Mul seda täpset numbrit peas ei ole, aga ma tean, et see keskmine õpetaja on niisuguses peaaegu et kuldses pensionieas juba, on ju. Ehk siis selles entusiastlikus noori innustavas eas on tegelikult valdav vähemus. See on küll paranenud aastatega natukene, et ta ei ole enam päris nii hull, aga jaa, see tegelikult, üks asi on raha, et motiveerida piisavalt, teine asi on tegelikult see paindlikud õpiideed, et sinna jõuda, sest praegult on tõesti see, et need kvalifikatsiooninõuded, asjad, et mida sa pead läbima, mina näiteks käin asendusõpetajana niimoodi, et ega minuga ei saa teha lepingut üle 1 aasta. Ja tegelikult, kui ma tahaks seda pikaajaliselt teha, ma peaks käima läbi selle koolitused, tegeledes samal ajal 7 asjaga on see raske, on ju. Et tegelikult on veel palju inimesi, kes sellist asja oleksid võib-olla nõus mingi osakoormusega tegema, aga seal on need koolituselemendid. Sest on tõesti see 1-aastase lepingu möödapääsemisvõimalus hetkel, aga see ei ole ka otseselt nagu lahendus. Teiseks on tõesti see, et kui meil oleks õpetajaid rohkem, oleks neil ka see koormus natuke rohkem leevendatud. Praegult üheks suureks probleemiks ongi tegelikult õpetajate koormus. Sellest õpetajate puudusest tulenevalt nad teevad tegelikult väga palju ületunde, ja sellest tuleb ka see stress, mis vajab tegelikult lähenemist eraldi. Nii et ma arvan, et seal on neid probleeme on mitmeid, mida on vaja paralleelselt adresseerida. Palk on selline klassikaline küsimus, see on selline ellujäämise küsimus. Me peame ka seda tunnustama, et tegelikult kes laias laastus ju kasvatavad meie lapsi, on lasteaiakasvatajad ja õpetajad. Nemad veedavad meie lastega vaata, et rohkemgi aega kui meie lõppkokkuvõttes ööpäeva nagu mõttes. Et tegelikult neid tuleb tunnustada, neile tuleb anda seda võimekust nagu juurde ja tegelikult sinna oleks võib-olla vaja rohkem mingid abiõpetajaid, kes aitaks mingite praktiliste tegevustega, motivatsioonipakette. Näiteks ma tean, et füüsikaõpetajate seisukohalt me oleme teinud näiteks seda, et on olnud füüsikaõpetajate koolitusprogramm, kus nad saavad käia Euroopa tuumauuringute keskuses nädal aega, tutvuda kaasaegsete tehnoloogiate, õpimeetodite valdkonnaga. See on ka tegelikult asi, millega motiveerida inimesi. Et alati ei ole ainult see palganumber, vaid ka see, et neile seda sära silmadesse tagasi tuua. Näidates neile midagi uut ja põnevat. Et neid meetodeid on veel, aga kindlasti seda koormuse ja stressitaset saab laias laastus alla viia ainult inimeste arvu suurendamine, et seda koormus inimese kohta tuleks natuke madalam. Jätkuvalt, kui on saalis küsimusi, siis võib ka peale hariduse küsida, et Maarja on energeetikas teada-tuntud spetsialist. Ma küsin siit oma küsimuse, et kõrgharidusreform, kõik räägivad, võib-olla paljud ei tea, et mis see nagu täpselt nagu tähendab. Riigikogus on ka moodustatud selline kõrgharidus toetusrühm, täna oli tegelikult ka selline väike seminar, kus räägiti võib-olla sellise õpilase vaatevinklist neid probleeme lahti. Aga kuidas sa näed, et kas sellised uued asjad nagu akadeemiad, siin on Cleverini akadeemia, mikrokraadid, kas see pigem näitab meie kõrghariduse miinust või see on nagu täiendus ja see on nagu pluss? No mina ütleks, et pigem see on ikkagi nagu täienduse pluss selles mõttes, et eks ta natukene näitab ka kriisi suurust, kui eraettevõtted lähevad ja panevad omalt poolt raha sisse selleks, et saada endale tuleviku insenere, siis ilmselgelt on olemas turul nõudlus, aga meil on probleem selle nõudluse täitmisega. Et minu meelest natukene on vaja üle vaadata ka seda ülikoolide motivatsiooniskeemi, et kui me praegult meil on väga suur akadeemiline vabadus, ülikoolid saavad valida, kuidas nad oma raha suunavad, mis on tegelikult suur pluss, olles ka teadlane, ma võin öelda, et tegelikult see akadeemiline vabadus on selle karjäärimudeli üks suur pluss, aga me peame kuidagi viisi leidma ka sellised töötavad motivatsiooniskeemid, et valdkonnad, kus meil tegelikult see tuleb ka riigile see raha tagasi väga kiirelt, nagu näiteks IKT valdkond. Seal on nõudlus tohutu, iga IKT valdkonnas lõpetanu efektiivselt toob mingi 1,5 aastaga oma koolituskulud tagasi palgafondi maksude näol. Et tegelikult sinna võiks rahulikult juurde panna ja see tooks meile tegelikult riigile ka SKP-d juurde ja annaks meile kõigile võimalus rohkem asju teha. Aga praeguses ülikoolide rahastuse motivatsiooniskeemis tegelikult see ei ole hoob, mida me saaks riigina väga nagu tuunida. Samatmoodi on kõrghariduse rahastamisel üldine printsiip peaks olema see, et kui inimene tahab õppida, siis talle tuleb seda võimaldada.
Ükskõik, mis ta tahab õppida, see tegelikult on positiivne. Mida haritum on rahvas, seda targemaid otsused nad teevad, seda vähem nad seda väärinfot jagavad ja kõike muud söögas. See on üldine ka julgeoleku küsimus. Nüüd, kas kogu õpe kõik alati peab olema tasuta, on omaette küsimus. Seda peaks võimaldama vähemalt ühe korra kõikides tasemetes kindlasti. Aga sealt edasi tegelikult kas või need samad mikrokraadid on hea näide sellest, kus arvestatavate ampsudena on võimalik uusi teemasid endale juurde võtta ja selle vastu on huvi tegelikult suur. Et tegelikult ma arvan, et seal peab olema mingisugune kombinatsioonisüsteem sellest tasuta õppest, mis peab olema ka riigi poolt tegelikult advokaatselt rahastatud, et hoida kõrgkoolides seda kvaliteeti üleval, sest praegu me oleme olukorras, kus tegelikult hakkab kannatama või juba tükk aega kannatab kvaliteet. Et meil kõigepealt on vaja sinna rahasüsti selleks, et hoida üldse kvaliteeti, rääkimata siis sellest, et on vaja veel lisavahendeid selleks, et seda kvaliteeti tõsta. Et tegelikult selliseid maailmatasemel tegijaid sinna palgata selleks, et nad rühmil moodustaksid ja laiendaksid, see ei ole väga triviaalne tegevus. Aga no, see on samas jällegi võiks vabalt olla ka huvilistele võimalus teatud nivoodest edasi minnes tasuliste kohtadega. Aga tasuliste kohtade puhul on alati oluline see, et meil peab olema korralik toesüsteem sinna. Kui me tahame üldse mingisugust sorti kas või osalist tasulist kõrgharidust teha, siis sellega peab kaasas käima korralik õppelaenusüsteem, korralik õppelaenude kompenseerimise süsteem. Me peame andma võimaluse näiteks erasektoril kas näiteks maksuvabalt või midagi niisugust kompenseerida, et kui IKT-sektor tahab panna raha sisse selleks, et omale saada inimesi, siis tasulised kohad näiteks, need inimesed maksavad selle alguses kinni, nad saavad palgana selle tagasi, pluss neile näiteks asutus maksab nende õppelaenult kinni pärast. Aga see peab olema töötav süsteem, see peab olema täispakett, me ei saa teha niimoodi, et me ütleme, et nii, paneme 100 miljonit kõrgharidusse ja siis tekitame posu tasulisi kohti juurde, vaadake, kuidas hakkama saata. Et me peame selle täissüsteemi sinna juurde tekitama, et meil ei tekiks mingit hariduslikku ebavõrdsust ja et meil ei tekiks ka seda, et meil toimuks mingis valdkonnas tohutu ületootmine, mis iganes põhjusel. Samas, turu nõudlust me peame suutma ka katta, aga selleks peavad olema motivatsioonihoovad ja see tuleb läbi mõelda. Ja sellepärast see on suur teema, sellepärast on seda hästi palju käsitletud, selleks on see just nimelt see Riigikogu see huvirühm, lisaks sellele on Riigikantseleis kõrghariduse töörühm, kuhu ma ka ise kuulun, ja isegi homme on sel teemal koosolek, et tegelikult nagu leidagi need kõik võimalikud lahenduse variandid, et me saaksime siis selle otsa vaadata, mis on neist kõige mõistlikum. Jah, siin tegelikult saabki tuua selle sama võrdluse, mida Kajaga vastas siin ühistranspordile, et see, et on tasuta, see ei tähenda, et kvaliteet on täpselt samamoodi on hariduses. Lugedes see sama kõrghariduse toetusrühma ühte raportit, et seal tegelikult tehti 3 järeldust ja üks sellest oli see, et kõrgkoolid peavad muutuma märksa paindlikumaks ja uutele karjääri ootustele vastavamaks. Et see on tegelikult ka natukene see, mida võib-olla siis ettevõtlussektor ootab, et kõik me räägime inseneride puudusest ja sellest, et sa ütlesid, et üks asi on meie pluss, kindlasti võib ka nagu vastu väida mulle vastupidist, et see on ka meie miinus, et me ei suuda täna olla paindlikud ja just neid turuootustele vastavad kõrghariduses, et kas sa selle inseneride hariduse natukene avaksid ka, et kuna ma ise olen hästi palju ettevõtetega rääkinud ja mure on seal hästi suur, et kuidas saada inseneri koolidesse õppima, anda seda huvi, mitte seda, et tõesti osta väljast kallist inseneri. No see on tegelikult probleem, mis minu meelest, ja see on minu valdkond, seetõttu ma puutun sellega ise akuutselt kokku igal tasandil. Mina ütleks, et see on probleem, mis tegelikult algab põhikoolist pihta. Et tegelikult meil selleks, et meil tuleks häid insenere, siis olgem ausad, hea teadlane ja hea insener on laps, keda pole ära rikutud. Kõige väiksem beebi, kui ta saab mingi asja kätte, ta hakkab koheselt uurima, kuidas see töötab, lammutab selle laiali, suure tõenäosusega ei saa alguses kokku, siis ta on probleemi ees, kuidas seda lahendada. See on tegelikult see, et kui meil õnnestub see funktsionaalsus säilitada täiskasvanu eani, siis me nimetame teda teadlaseks. Et tegelikult meil on vaja, et see koolisüsteemis sellist asja just turgutataks. Seda uudishimu, seda probleemide lahendamist ja kõike niisugust asja turgutataks, aga see eeldab seda, et meil on supermotiveeritud õpetajad selles valdkonnas. Ja see on tegelikult LTT valdkonnas suur probleem, sest
minu teada see on üks valdkond, kus kõige rohkem õpetajaid on muu valdkonna õpetajad, kes asendavad. Ja see tähendab seda, et seal seda motivatsiooni natuke kaob. Nüüd, sellel on erinevaid meetodeid, ka erasektor on sinna sekkunud. Minu meelest, kas ei olnud vist haridusfond, aga kes pani ka välja näiteks ühe õpetaja või mitme õpetaja sellised nagu täispreemiad, et umbes nad valivad välja parimad füüsikaõpetajad, kes siis saab mingi kas aastapalga või lisakuupalga või midagi sükest. Et ka erasektor juba tunneb, et see probleem on seal. Aga sama olukord on tegelikult ka nagu ülikoolis ja minu meelest see on koht, kus sellised Cleveroni akadeemiad ja nüüd meil tuleb tegelikult, meil on olnud IT-akadeemia, meil tuleb inseneriakadeemia programm, mis ongi nagu suunatud rahastusinstrumendid selleks, et mõnes mõttes, kui nüüd ausalt seda öelda, see on, et kuskil paja nurgas keeta natuke tumisemat suppi. Aga see on sellepärast, et meil on päriselt vaja. Me ei suuda kogu probleemi võib-olla täies mahus kohe ära lahendada, aga me saame vähemalt nende kõige akuutsematega tegeleda. Ja minu meelest seda ongi vaja. Meil on vaja leida neid lisameetmeid, kuidas me saame seda turunõudlust ka ülikoolil edasi anda. Et see on see koht, kus meil on vaja rohkem. Ülikoolid teavad seda, loomulikult nad tahaksid, aga tegelikult selles näiteks halduslepingute süsteemis see on väga nõrk hoop, kui me seal tahame öelda, et vähendage näiteks, ma ei tea, majanduse õpet ja suurendage füüsikat õpet. Siis teades, kuidas see valem töötab, see on väga pika lõtkuga protsess ja seda on väga raske sealt kaudu suunata, et meil on lisameetmeid vaja selle jaoks. Küsin kohe 3 suhteliselt erinevat küsimust. Te ütlesite, et kui keegi pole 30 aastat eesti keelt ära õppinud, siis suure tõenäoliselt järgmise 2 aasta jooksul ei õpi ja selle taga ongi see, et kas tegelikult riik peaks rohkem toetama meie enda meediat, et saaks venekeelset sisu toota, sellepärast, et rahaliselt see täna suuremas mahus ei ole tasuv, sellepärast, et samamoodi ei tule need kasutajad siis seda meediat tarbima, kui neile seda, ütleme, suhteliselt võimsalt ette ei suruta. Kas VRR, eks ju, nad on pikalt üritanud ju tegelikult venekeelset sisu toota, aga need kasutajad ei tule sinna sihukese hooga tagasi, nagu ilmselt ka nemad planeerisid. Teine küsimus. Te ütlesite, et esimene, ütleme, kõrgharidus peaks olema kõigile tasuta. Et kas tegelikult on ka vaja, et kõik inimesed saaksid täpselt tasuta ükskõik mis kõrgharidust kätte saada või tegelikult on meil ju mingid valdkonnad, mis on tähtsamad ja samamoodi motivatsioonina tegelikult ju peaks sihtima ilmselt see raha sinna, kus seda meil tegelikult vaja on, mis siis, et osad inimesed usuvad, et nad peaksid ükskõik mis valdkonda siis tasuta õppida saama. Ja siis viimane on, pidin vesiniku kohta küsima, et mis on siis need 3 projekti, mis on Euroopa tasemel välja kuulutatud projektid? Ma alustan 3. selles mõttes, et Kaja ütles need küll välja, aga ma ei tea, milliseid konkreetselt ta mõtles, nii et seetõttu ma selles ei oska sedasi seda sulle vastata. Aga ma võin pikemalt sellest vesiniku osast nagu pärast nagu arutleda. Selles esimeses küsimuses, see ajakirjanduse venekeelse inforuumi küsimus ei ole nagu minu koduteema, aga kui niimoodi loogiliselt kaasa mõelda, siis kui enamus neist elasid sellises vene inforuumis ja enne seda, kui need meediakanalid nüüd siin ära keelati, siis ega nad tõenäoliselt ei tulnudki enne seda meie inforuumi nii väga tarbima, sest nad olidki praktiliselt nagu eraldatud. Ma ei tea tegelikult, kui palju pärast selle meediakanalite edastamise sulgemist see vaatajaskond liikus. Mul ei ole seda infot. Mitte väga. No siis tekib muidugi küsimus, mida nad nüüd vaatavad. Okei, Timol on paremad andmed. Aga selles mõttes, et ma ei oska öelda. Mõnes mõttes kindlasti me peame arvestama sellega, et kui see nüüd vastabki tõele, et nad ei õpi seda ära, siis ega me ei saa neid ka lihtsalt ära unustada. See, et sa probleemist ei räägi, ei tähenda, et probleemi ei ole. Et neil on seda infot vaja kuidagi edastada. Mina selles mõttes ei ole see ajakirjanduse ekspert, et oskaks öelda, kuidas nendeni jõuda. Selleks on kindlasti palju paremaid eksperte, aga ilmselgelt nendeni on vaja jõuda, sest selle Ukraina sõjaga me nägime väga selgelt, millises inforuumi erisuses me olime. Et inimesed, keda isegi mina ka teadsin, kes isegi räägivad head eesti keelt, olid tegelikult, tuleb ausalt tunnistada, ma vahetasin juuksurit. et ei olnud võimalik teatud teemades, olid nii kardinaalsed eriarvamused ja see oli nii erinevas inforuumis olemisest. Ja see oli ka mulle üllatuseks, et tegelikult see ei ole ainult see puhtalt venekeelsest kogukonnas. See on palju laiem probleem.
Et võib-olla tõesti me peaksime siis ise seda nagu, kas just PR-kampaaniatega tegemagi seda Eesti info surumist rohkem venekeelsesse inforuumi, et see on iseenesest idee, aga ma ütlen, pole päris täpselt minu temaatika. Teine küsimus oli selle tasuta kõrghariduse ja suvalise teema osas. See on selline väga mõistlik küsimus, see on üks suur küsimus selles kõrghariduse reformi osas, sest tegelikult üks suur põhjus, miks propageeritakse tasulist kõrgharidust, on võimekus suunata nõudlust, et kuhu kohta läheks nõudlus. Sest näiteks, mida me saaksime tasulise kõrghariduse puhul teha, on see, et oletame, et kõrgharidus on tasuline, näiteks see mingi keskmine mudel oli umbes mingi paari tuhande eurone aastal maks, mida sa saad ka õppelaenud katta ja nii edasi. Ja siis sa saaksid tekitada boonusprogrammid näiteks õpetajate erialal, loodusteaduste erialal, kus ütled, et aga need on õppemaksust vabastatud. Huvi automaatselt suureneks sinna. Et tegelikult see on tasuline kõrgharidus, kui selline eriti nende õppemaksude seal 1000-2000 eurot aastas ei lahenda kõrghariduse rahaprobleemi. Aga ta võiks lahendada riigi struktuurset nagu probleemi selles, et kuidas me suuname seda nõudlust. See on üks nendest võimalikest hoobadest, kuidas siis seda ülikoolide motivatsiooniga suunata. Et see on, siis me peamegi tunnistama, et see ei ole mitte raha pärast tegemine, vaid see on kvaliteedi suunamise jaoks, et see õppemaks siis oleks nagu see kvaliteedi boonus, et riik maksab selle baasosa ja see tasuline tasu on see õpilase oma osalus, see, et tal oleks huvi seda erialaga päriselt õppida. Ja siis need kohad, kus meil on nagu endal huvi, et meil on tõesti tõsine kriis ja vajadus, need me siis maksame riigi poolt veel selle õppemaksu ka kinni. See on näiteks üks meetod, kuidas suunata. Ja see on, mina ütleks, kõige parem argument üldse nagu tasulise kõrghariduse suunas. Selle vastuargument on see, et hästi laias laastus algkoolis õpetatakse meid, kuidas sotsiaalselt hakkama saada mingid põhineid. Põhikoolis õpetatakse meid rühmana mingil määral töötama. Keskkoolis õpetatakse meil mingil määral probleemidele lahenduse otsimise kontseptsioone. Ja bakalaureuseõppes me õpime sellist analüütilist probleemi lahendamise oskust võib-olla. Et see, mis täpselt eriala sa seal õppisid, on nagu see added boonus. See, kui sa omandad selle kõrghariduse, see, et sa käid ülikoolis, omandad mis iganes erialal selle, on ka benefit, mis tegelikult muudab sind mõnes mõttes nagu paremaks inimeseks või mõtlemist muudab mingil määral seda mõtlemise struktuuri. Sest need ülesanded, mida sa pead lahendama põhikoolis, ülesanded, mis sa pead lahendama keskkoolis, nagu täiesti üldiselt kõik võimalikes ainetes, ja see, millega sa pistad silmitsi ennast bakalaureuseõppes, on nagu iga üks nagu järgnev mõtlemise muutuse tasand, et kuidas sa lähened mingile probleemile. Kui palju inimene seda omandab või ei omanda on oma, et see on individuaalne, on ju. Aga üldjoontes see, et inimene õpib ükskõik millist kõrghariduse bakalaureuse tasemel midagi, see on juba improvement. Nüüd küsimus ongi siis selles suuruses, et kas meil on hoobasid niisama ka, et suunata inimesi rohkem nendesse valdkondadesse, mis meil vaja on, ja kas see, mida ta sellest saab, et ta õpib suvalist, ma ei tea, mingit egiptoloogiat või mis iganes valdkonda, mis võib-olla siin akuutselt ei ole oluline, kuigi näiteks Lähis-Ida kultuuri tundmine võib olla väga oluline, kui sa tahad hakata äri tegema Dubais. Need on selles mõttes, seal on asju, mis ei ole alati ilmselged, miks mingi asi võib kasulik olla. Et siis tegelikult nagu me peame kaaluma neid kahte asja oma vahel. Aga ma olen üldjoontes selles suunas nagu mõnes mõttes meelestatud, et meil võiks olla mingit sorti oma osalustasu, millel on olemas motivatsiooni ja lahendamisskeemid. Näiteks kas või sama 1000 või 2000 eurone õppemaks, normaalsel tasemel õppelaen ja õppelaenu kustutamise mehhanismid, mis seda nagu kõiki korralikult käsitleks. Ja siis, kui sa tahad minna tõesti õppima mingit valdkonda, mis ei ole nii ilmselgelt nagu ühiskonnale võib-olla kasulik, siis mõnes mõttes see ongi selline asi, millest sa pead ise leidma lahenduse sellele tasuvusküsimusele. Aga see on selline debateerimise koht ja see debatt, ma arvan, et alles käib. Ma tuleks tagasi sinna üldhariduse ja õpetajate puuduse juurde, et kui natukene ajaloos tagasi vaadata, siis mulle tundub, et vähemalt osaliselt on see õpetajate puudus tolle objektiivsetest tingimustest meil ise tekitatud. Ja see tekitati kuskil aastal, ma arvan, kas 97 või 98. Selgitan tausta. Okupatsiooni aja lõpus sündis igal aastal umbes 24-25 000 last. Täna sünnib meil igal aastal umbes 13-14 000 last. Oli tavaline ka
Eesti Vabariigi nüüd alguses, et klassi suuruseks oli kuskil 36 õpilast. Nüüd, kui sündimus oli järsult langenud, siis tekkis nagu tegelikult see oht, et meil jääb 90ndate lõpus väga palju õpetajaid üle. Ja seda sel hetkel ei saanud lubada Eesti riik endale. See lahendati väga lihtsalt ära, vähendati klassi nominaal suurust. Mina olen ise õppinud klassis, kus oli 47 õpilast. No võib-olla seda oli tiba palju, aga 36 on täiesti okei number. Esimene mõte ja teine mõte on see, et arvatavasti, kes oli 2013 või 2014, kui hakkas kehtima mingi seadusmuudatus, mis räägib sellest samast, et miks sina ei saa õpetada, oled ülikoolis lõpetanud füüsika, ma ei oska öelda, kas sinna juurde käis pedagoogika kursus või mitte, eks ole, aga keegi ei kahtlusta seda, et sa ei oskaks füüsikat, ei oskaks seda edasi anda. Aga endiselt seatakse sulle piir, et sa võid sõlmida töölepingu sinuga ainult aastaks. Mõni aasta tagasi Eesti kõige suuremas koolis siin Keilas tegi haridusministeerium meile etteheited, et meil oli umbes 40% selliseid õpetajaid. Noored inimesed, väga motiveeritud, aga nad võib-olla tol hetkel, kui oli see tehtud see 0 päev, mis iganes see oli, ei töötanud pedagoogina. Nad omasid pedagoogilist haridust, ehk me oleme ise endale tekitanud selliseid müüre ladunud, mida me nüüd peaksime hakkama kas kangelaslikult purustama või ületama. Et võib-olla võiks vaadata sinna ka tagasi, et äkki on olemas ühest küljest matemaatilisi lahendusi, eks ole, ja teisest küljest, et äkki see regulatsioon, mis teeb selle õpetamise töö nii keeruliseks ja karmiks, eks ole, et äkki see aitaks leida neid õpetajaid juurde. Nüüd selle esimese küsimuses oli mul just hiljuti üks selle teemaline juhuslik diskussioon ühega Bolti asutajatest, et kui ma mainisin seda, et ma käin asendusõpetajana õpetamas füüsikat, et niimoodi hommikuti, et õnneks koormus väga suur ei ole, sest ma õpetan 5 paralleeli, mis tähendab, et ma pean endale ette valmistama 1 tunni ja siis loen seda 5 korda. Ja siis, aga miks sa ei loe 1 korra 5 korraga? Mis on tegelikult natuke samasse võtmesse, on ju. Et kui praegu need klassid on keskmiselt 18-19, siis 36 tähendaks, et peaks 2 klassi kokku. Loeks 2 klassile korraga. Ma saaks 2 päevaga hakkama, mitte 3-ga. Palju lihtsam oleks. Aga siin on nüüd väga küsimus selles, milline on õpetajate õpetamise stiil. Ja näiteks mina absoluutselt ei propageeri seda, et õpetaja tuleb ja peab loengut põhikoolis. Ehk siis ta tuleb, ta räägib 40 minutit, ja siis õpilased dokumenteerivad. Meil on tänapäeval olemas kõik õpikutes, materjalid olemas, nii edasi. Tegelikult selle loengu pidamine, kui siuke ei ole nagu, see maha kirjutamine mingites faktidest, see on tõesti nagu mõnes mõttes useless tegevus. See, kuidas mina õpetan, on see, et ma tegelikult üritan tervet klassi haarata, iga ühega individuaalselt saada kontakti, näha, et nad, kas nad töötavad kaasa. Ma näen, kes hakkab ära vajuma, ma üritan teda kaasata rohkem sesse mõttetegevusse, et hoida seda tegevust käigus. Juba 20-ga on selline enam-vähem üritadagi individuaalselt lähenemist saavutada siuke touch and go. 36-ga see läheks rohkem loenguks. Ehk sellel on trade-off. Et kas me tahame pigem nagu infot lihtsalt edastada noortele või me tahame seda interaktiivsemat nagu saada seda mõtlemisprotsessi käima. Siin ma võin olla natukene nagu eelarvamusega, kuna mina võtan niimoodi, et kogu füüsika õpetamine keskkoolis ja põhikoolis on tegelikult see, et kuidas õpetada inimest mõtlema. Et kuidas läheneda probleemile, kuidas võtta probleem tükkideks ja kuidas see probleem ära lahendada. Oma mingit tööriistakasti, mida sa nagu oskad. Ja see on minu meelest põhiline, see, mis on täpselt Newtoni teine seadus, ei ole oluline, et ta teaks peast. Aga oluline on, et ta teaks, kuidas lahendada seda probleemi, kui ta hakkab mingi kera kuskilt veerema. Millel ta mõtlema peab hakkama, mida ta peab hakkama analüüsima. See on tegelikult asi, mille puhul see eeldab interaktiivsust. Näiteks mina kasutan mehhanismi, kus ma iga tund mingit probleemi lahendan koos mingi õpilasega koos tahvli ees. 52 nädalat, iga nädal 1 tund, ma saan 52 korda parimal juhul kutsuda kedagi, okei, seal on vaheajad asjad ka sees, 40 korda ma saan kutsuda kedagi võib-olla tahvli ette. See tähendab seda, et 20. klassis ma saan kutsuda igat õpilast 2 korda aasta jooksul. 36. klassis 1 kord. Ehk siis tegelikult seda kogemust neid asju nüüd lahendada, seal tekivad nagu, see on
kõik sõltub õpetamise stiilist, nii et ma ütlen, et see on selline, seda saaks teatud olukordades lahendada ja mõnes mõttes see Martini tollane ütles, miks sa ei õpeta 100 korraga, on üks meetod, kuidas natukene lahendada seda kriisi, on ju, et kui sul on, et võta keegi, kes valdkonnas on super heade teadmistega, lase tal korraga lugeda rohkematele. Aga sealt kaob ära see individuaalne nagu kokkupuude. See on see üks nagu selle probleem. Nüüd ma meelde tuletama, mis teine küsimus oli. Jaa, see, et õpetajatele piirang, ma ütleks niimoodi, et see on nii ja naa. Sa võid olla super hea füüsik ja sa võid olla ilgelt halb õpetaja. Et seetõttu ma ei ütleks, et see erialane teadmine ilmtingimata teeb head õpetajat. Tegelikult hea õpetaja, sul võib olla super hea õpetaja, kes ei oma erialast teadmist. Ma mõnes mõttes aeg-ajalt isegi kalduks selle variandi poole, sest erialase teadmisel 1 tunni jaoks, kui sa pingutad, sa suudad selle selgeks teha. Aga see, kuidas seda õpilasele edasi anda, seda on väga raske õppida ja see tegelikult on osa sellest didaktikast, mida õpetatakse sulle ülikoolis. Mul on öeldud, et ma väidetavalt nagu oskan õpilastega suhelda, seetõttu nagu ma ise väga ei põe ja mul ei ole see lepingu pikkus ka nagu probleem. Aga ma näen, et sellel on point. Ma samas muidugi ka olen nõus, et peaksid olema mingisugused hoovad, et kui tõesti näiteks õpilastelt tagasiside on suurepärane, tulemused näitavad seda, programmijuhid ja asjad ütlevad ka, et see on tõesti hea õpetaja, siis võib-olla ei ole vaja seda läbi teha või saab kuidagi mingite meetoditega lugeda seda ekvivalentseks, et ta on juba tõestanud ennast selle didaktika osas. Et selles osas kindlasti on mõttekas sisse tuua mingisugust paindlikkust, aga meid huvitab ka see kvaliteet. Me ei saa lasta igat suvalist inimest ka, tegelikult me ei taha, et iga suvaline inimesed teeks. Ja ma tean palju inimesi, kes on oma valdkonnas eksperdid, aga kes ei sobi õpetama. Ta läheneb selle asjale teistmoodi, õpilast tuleb läheneda teistmoodi. Tõsi, jaa, case in point, jaa. Siin pool tundi tagasi näeb püsti, aga see väga hästi matchib selle teemaga, mis te rääkisite, et ma openeeriks sellele vastusele, mitu korda ütlesite, et palk ei ole tähtis. Ma ei öelnud, et ta on tähtis. Aga samas te ütlesite kuldsed sõnad, et õpetajad, kasvatajad on need, kes on meie lastega isegi kauem ajaliselt kui meie. Mul on 3 last, ma olen ilusti läbi elanud. Ma ütleks, et kasvatajad täna on veel päris heal tasemel. Nad teevad seda, neil meeldivad väiksed lapsed ja nüüd tuleb suur mõõn kooliga. Omal ajal siit ka härra eelkõneleja ütles, et kuidas õpetajad, neil poolt tööd ja kuhu nad voolasid? Nad voolasid head õpetajad keskastme juhtideks. Hea õpetaja, tal on juhtimisomadus, tal peab olema hea empaatiavõime ja siit tulebki küsima, mõni õpetaja saab edukalt 50 lapsega hakkama, teine ei saa 10-ga. Täna on meil õpetajad, kes oma enda eluga ei saa hakkama. Aga kus see tuleb palgatase? Täna tõstame miinimumpalgaks 2000 ja meil tuleb normaalseid õpetajaid. Ma võin öelda, näiteks Swedbankis on mitu osakonna juhataja, kes olid endised õpetajad. Nad on väga tugevad. Ja nüüd see sama madal palgatase viib seda õpetajate tase natukene alla. Kindlasti olete kõik kuulnud neid jutte, et täna õpilased saadavad sind igale poole, sa oled nagu viimane rämps. Aga tegelikult õpilane tunnetab seda empaatiavõimet. Kui see õpetaja ei ole tugev, ta ei saa ise oma elugagi hakkama, siis tekib. Ja samas on teine, ma arvan, et teie annate tunde, teil ei teki seda probleemi. Ka mina olen käinud Saue gümnaasiumis tunde andnud, seal on isade päeval alati isad saavad tunde anda. Ei ole kunagi seda probleemi, õpilased kuulavad. Ja see on jätkuvalt nii, lihtsalt see tase on niivõrd madalaks läinud. Ja sealt edasi, me ei pea mõtlema selle ülikooli probleemide peale, see kõik algab sealt samast fundamendist. Ma olen ülikoolid läbinud täpselt samuti, sul tuleb loengusse inimene, kes räägib, et ta ei saanud ühegi ettevõttega hakkama ja kõik maailm on kõigis asjades süüdi, see ei ole see koht, kus ta peaks olema. Ja see ikkagi on see palk, et täna ikkagi on vaja kiiresti tõsta palka, sealt me saavutame populaarsemaks õpetaja ametikoha ja meil tuleb neid keskastme juhte tagasi õpetajaks või lähevad ringi õppima kas. Ma ei näe muud võimalust, aga hetkel on see olukord nagu, ma olen ise seal kõrval olnud, ma ütlen, et paljud õpetajad ise oma eluga hakkama, ta ei saa õpetada lapsi.
Ei, selles ma olen täiesti nõus, et tähendab, ma ei öelnud, et palk ei ole oluline, ma ütleksin, et palk ei ole ainuke oluline. Palk on loomulikult vaja tõsta ja see, mida ma selle õpetajate tunnustamise all mõtlesin, ongi see, et me peame tegelikult kõik inimesed on aru saama, kui suurt ja olulist rolli õpetajad omavad. Ja sellest tulenevalt peab olema see ka nagu proportsionaalselt see õpetajate palk on oluline ja seejuures on ka oluline mitte ainult see õpetajate keskmine palk, vaid ka see diferentseerimisvõimalus, mida anda koolidele. Et nad tõesti saaksid, tõesti näiteks kas või loodusteaduste valdkonnas tuuagi natuke kõrgema palgafondiga sinna inimesi, kes muidu on mujal. Sest ütleme ausalt, tegelikult õpetaja töö on väga tihti selline mõnes mõttes sarnane töö teadlase tööga, et enamasti ka teadlastena ei ole need palgatasemed mingid üüber suured, aga sa teed seda sellepärast, et see on see, mida sa teha tahad. Ja ma tean päris mitut ka edukat iduettevõtjat niimoodi, kellega ma olen rääkinud, kes kõik on läinud seda teed näiteks, et öelnud, et kui nad oma selle aktiivse ettevõtluspoolega lõpetavad ja tahavad natukene nagu tempot maha tõmmata, siis nad lähevad, plaanivad kõik minna varem või hiljem loodusteaduste valdkonnas õpetajateks selleks, et natuke ühiskonnale tagasi anda. Et see palk, kui siuke on seal ka nagu element, aga palju tuleb seal kunagi hiljem ka tagasi, aga need inimesed kõik on hetkel aktiivses töös. Ja. Ja ei loomulikult, meil on tegelikult ümmarguselt võttes 150 000 õpilast, keda meil on vaja õpetada. Et kui me seda seal ära jaotame, siis meil neid õpetajaid on väga palju vaja ja need üksik intsidendid, kus tõesti on olukord kuidagi siis edasi lahenenud, ei ole see, millega me saame terve riik üleval pidada. Et me peame seda ametit tunnustama, meil on ilmselgelt vaja õpetajate palka tõsta, meil on vaja seda diferentseeritust tõsta ja meil on tegelikult, olgem ausad, see käib sinna juurde ka õpetajate palkasid tõsta. Et muidu vastasel juhul tekib meil lihtsalt, me liigutame probleemi ühest kohast teise. Et meil on vaja see süsteemselt sellega tegeleda ja on iseenesest väga positiivne, et kõik need teemad on tegelikult olnud fookuses vähemalt aasta aega päris suurelt. Et loodetavasti need saavad ka valimistel olema fookuses ja inimesed saavad aru, mis selle sisu on. Et see on päriselt see, mida kauem inimene õpib, mida rohkem ta õpib, seda suurem on tema panus ka tegelikult riigi SKP-sse. Ehk tegelikult, kui me tahame jõuda nagu sellisesse olukorda, kus me saame hästi oma inimesi üleval pidada ja toetada ja aidata, on meil vaja seda harituse taset ja see tähendab seda, et meil on vaja kvaliteetset haridust. Ja seda saavad anda ainult õpetajad. Jaa, minu meelest on selle mõttega siin hea ka tegelikult otsi hakata kokku tõmbama, et ma ei tea, kas see on positiivne või negatiivne. Facebook live'ist ühtegi küsimust ei tulnud. Vaatajaid oli kindlasti, aga selles mõttes, et on väga hea diskussioon. Ma võtan ainult veel viimase küsimuse ja siis võtame otsad kokku, aga see ei tähenda, et me peame kuskil nüüd minema. Kohvi on veel olemas. Need, kes meid Facebookis vaatavad, siis teadmiseks, et selliseid üritusi on tulemas veelgi ja ka kindlasti uusi inimesi, kes räägivad põnevatel teemadel. Nii et Maarjo, sul on veel viimane küsimus, tuleb siit saalist ja siis saame veel natukene jutustada. Küsimus energiasalvestusviiside kohta. Teatavasti roheenergia puhul on üheks suuremaks takistuseks üldse sobivate energiasalvestusviiside puudus. Aga soomlased leiutasid mõni aeg tagasi võimaluse, kuidas salvestada ka tuuleenergiat ja päikeseenergiat liiva. Nagu teada, ei Soomes ega Eestis liivapuudust ei ole. Kui kaugel on Eestis, ütleme, liivaakude rajamine, ehitamine, massiline levitamine? Aitäh. No see konkreetne oli küll põhimõtteliselt liiva läbi temperatuuri selle salvestamine. Ehk siis selle eelis on see, et liiv hoiab seda temperatuuri hästi, see tähendab, et 24 tunni jooksul, ma ei mäleta, kas ta oli 0, midagi kraadi, mis ta kaotas oma sellest, et kui see on väga kõrge temperatuur, see on seal 700-600 kraadi, et tegelikult näitena tuues sula-soola tuumareaktorites nad töötavadki sellise soolatemperatuuri juures, need töötavad naturaalse mahutina seal samas kõrval. See tehnoloogia on tegelikult kui sellisena olemas olnud juba mõnda aega
Et selles mõttes, ma lugesin ka seda uudist selle soomlaste selle liivas salvestamise sellel. Seal on vaja natukene aru saada efektiivsustest, sest igasugune soojusliku protsessi kaudu elektri salvestamine on keskmiselt suuremate kadudega, kui ma õigesti mäletan. Et selles suhtes näiteks vesiniku või midagi muu kaudu salvestamine, see ei ole ka kadudeta. Aga sellel on nagu mitmeid lisaeeliseid. Aga see ei tähenda, et neid kõiki meetodeid ei peaks paralleelselt uurima. Et loomulikult, ja see on nagu üks asi, mida minu meelest Kaja väga hästi välja tõi, et kui me nüüd seda turgu nagu liiga üle ei piira, siis kõik sellised innovaatilised lahendused tulevad naturaalselt ka ise turule, sellepärast, et nad annavad võimaluse investeeringut tagasi toota. Lihtne näide, ma olen ise teinud mingisuguse kerge simulaatori, et vaadata, kui ma paneksin endale koju mingisuguse akupaki, tavalise 10-20 kilovatt-tundi akupaki, et lihtsalt teha turuarbitraaži, et ma laen akupakke odavatel tundidel, müün võrku kallitel tundidel, kas tasub ära? Arvestades seda, et akupakil on eluiga, akupakil on hind, tuleb välja, et tasub päris hästi ära. Ma üritan ka praegult ise endale selle paigaldada koju siis mingit akupaki nüüd, selgub, et akupakk ei ole väga lihtsalt saadaval. Et pakun, et sul on juba päris hea tasuvus sellel. See viimased paar kuud on päris head olnud. Ja, see on asi, mida ma ka ise kirjutan. aga selles mõttes igasugust sellist sorti salvestust on meil kindlasti vaja ja neid tuleb vaadata erinevaid asju, sest just nimelt vesiniku eelis on see, et näiteks meretuuleparkide puhul üheks suureks probleemiks hetkel on nende ühendamine elektrivõrguga. See tähendab, et väga tihti võib jääda selle meretuulepargi lõplik tööle saamine selle taha, kui ruttu me saame ta võrguga liituma, sest see võib eeldada nagu kolossaalselt võrgu ümberehitusi. Aga kui me selle asemel paigaldame sinna samma meretuuleparkidesse koha peal paiknevaid elektrolüüsereid ja selle voolu toodame vesinikuks, siis selle me saame tuua kas või balloonidega kaldale ja sealt ühendada. Meil on võimalik osa, tähendab seda, ma ei mäleta, kui palju see protsent oli, aga teoreetiliselt meie gaasitrassi on võimalik panna osaliselt vesiniku sisse, see vähendab koheselt gaasi vajadust. Sellist on vaja vaadata üle, mis seisus need torustikud on, kui palju nad seda vesiniku kannatavad protsendina seal sees. See ei pruugi väga kõrge olla meil. Aga see on näiteks meetod, kuidas saab gaasisõltuvust natukene vähendada. Vesiniku neid samu elektrolüüsereid saab panna jälle vastupidi tööle maa peal tootma elektrit. Seal on küll mõningased kaod, aga jällegi juba ainuüksi meretuuleparkide minu meelest pool sellest kulust on selle võrguga liitumise väljaehitamine. Kui me selle asemel paneme need generaatorid ja hakkame seda elektrolüüseritega edasi tagasi tootma, see on juba element, kuidas seda salvestada. Ja vesiniku puhul on selles mõttes lihtne, et vaja rohkem salvestust, pane rohkem balloone kuhugile. Et ta ei ole midagi nagu müstilist. Kui need meretuulepargid on meil võimelised siin, nagu Kaja ütles, on ju 8, või meil muud meetodid ka on pea 8,6 gigavatt, oli siin ootel 8,6 gigavatt, jah, on ootel, siis tegelikult samad moodi panna kas või neid vesiniku tootma, lihtsalt seal hetkel ei ole ta olnud finantsiaalselt tasuv, sellepärast, et see elektrolüüserite hind, elektrolüüseritel on mingi eluiga, nagu akudelgi, sul on sellel tsüklil on mingi hind. Ja vanasti, kui meil oli elektri keskmine hind, kõikus seal 5-6 sendi juures kilovatt-tund, no mitte ükski nendest salvestustehnoloogiatest ei tasunud ära. Aku keskmine tsükli hind on kuskil 10-15 senti kilovatt-tund. Ehk see, kui sa sellest akust selle elektri läbi lükkad. Järelikult, kui sul elektri hind on alla selle, sul oli isegi mõtet mõelda selle peale, et akut panna. Nüüd on meil kõikumised on ju 3 senti kuni 90 senti kilovatt-tund. Ilmselgelt tasub see akupakk ennast ära. Ja suure tõenäosusega see, tõenäoliselt, kui see suurem kriis läbi saab, siis variatsioonid kukuvad natukene väiksemaks, aga ma arvan, et see vahemik jääb endiselt selliseks, et need salvestustehnoloogiad nüüd reaalselt on rentaablid turule tulema. Ja lihtsalt võtab hetk aega. Just. Vaat see on koht, kus tegelikult praegult, mida Kaja puudutas, praegune tururegulatsioon seda tegelikult ei võimalda. Sellepärast, et hinnad pannakse paika selle järgi, mida sa paned turule välja teatud kella ajaks pakkumise. Kui sa ei tea, millal see kallis tund on, sa ei saa seda akupanka panna välja sinna. Aga kui sa nüüd saaksid turuhinnad teada ja siis avaksid kauplemise 15 minutiks, et vähendada nõudlust teatud tundidel, siis tegelikult sa saaksid seda teha, sellepärast, et sa saad vaadata, et 2 tundi varem ma saan laadida akupakid täis ja siis sellel tunnil selle võrra vähem tarbida. Ja sellega saaksid energiatootjad tegelikult
tuua nõudlust alla, mis tooks hinnad alla. Jah. Just, et selles mõttes see on koht, kus saaks tegelikult eraisikud hakata panustama. Näiteks Californias on olemas süsteem, kus erinevad elektrifirmad paigaldavad inimeste koju akupakid. Reegliga, et nad võivad aeg-ajalt sealt akupakist osa energiat kasutada, kui neil vaja on, ja siis, kui nad kasutavad, siis nad maksavad inimestele selle eest kõrgemat hinda. Ja sellega nad suudavad kuni 50 megavatti juhitavat võimsust tuua turule, millal iga neil vaja on. 50 megavatti. Ja see on alles pilootprojekt. Tegelikult me võiks midagi sarnast vabalt teha ka Eestis. Ja Eesti energia praegu ei soosi akupakkumise aitada, et sa solvid nende turgu, nad ei oska seda arvestada, millal sa sealt tagasi annad. See ei meeldib absoluutselt. Ja, see on teine probleem. No nii, tegelikult läks väga headele teemadele, et tegelikult on Eesti mehed ise ka tegelikult välja mõelnud hea süsteemini, et ma arvan, et ükski kriis ei tohi jätta kasutamata, nii et ma arvan, et kõik sellised uudsed lahendused tulevad turule ja nendest saame nagu rohkem rääkida. Aga siit jälle nagu mõte, et nii nagu ka haridussüsteem peab olema paindlik, on tegelikult meie energiasüsteemi tulevik ka paindlikkus, et me see energeetika on üks miks, mitte see, et me tõesti toetume vaid ühele viisile, ehk et põlevkivist toota energiat, vaid et ma arvan, et see spekter on tulevikus palju laiem. Aga siit on hea lõpetada ja ma tänan te kõiki, kes tulid täna siia saali, esitasid küsimusi, väga huvitav arutelu oli ja Facebookis samamoodi tänan, et vaatasite ja peatsite kohtumisteni juba uute inimeste ja uute kohtumisteni. Aitäh kõigile! Tänud, aitäh!